Indrek Laul on perfektsionist. Juillardi konservatooriumi doktorikraadiga lõpetanud pianist ei lepi iial vähemaga kui absoluutselt parim. Seal, kus isegi vilunud kõrv viga ei märka, piisab Indrekule teadmisest, et ta saab paremini. Sarnaselt läheneb Indrek ka ettevõtlusele. Selleks, et midagi paremaks teha, ei pea see ilmtingimata katki või vigane olema. Ka parimat saab alati paremaks teha. Käisin Jörgi tänaval ja näin järsku ühte pilti Eiffeli torni ehitamisest ja mõtlesin, et võt midagi sellist, mis Eiffeli torn on Prantsusmaale ja Pariisile, võiks olla Estonia klaver eestlaste. Eiffeli torni kõrgus on 324 meetrit ja klaveri kõrgus on natuke üle meetri, nii et ma arvan, et me oleme, kui klaverid panna üksteise otsa, me oleme Ameerikasse ja Kanadasse saanud kokku üle 10 Eiffeli torni praegu. Meie vabariigi nime kandvas vabrikus on tiibklavereid toodetud juba aastast 1893. Mitte küll alati sama edukalt ja sama nime all, kuid toodetud sellegi poolest. Pärast nõukogude aja lõppu, mil klaverivabriku tegevus patiseisu jõudis, otsustas Indrek mängu astuda ning ostis raskustes klaverivabriku aktsiad. Ma mäletan, ükskord tuli ka klaverivabrikust kõne, et tead, Indrek, kui sa nüüd ei võta seda klaverivabrikut teha, siis asi läheb põhja. Indrekul oli algusest peale selge visioon. Rõhuasetus peab kvantiteedilt nihkuma kvaliteedile. Ja kui nõukogude ajal oli tavaks võtta šnitti teistelt, siis Indreku tulekuga algas oma kõla otsing. Ainuüksi kõlalaud, mis võhikule paistab lihtne puitplaat, mille külge on klapsitud veel lihtsamad puitpilpad, on tegelikkuses tuhandete tundide pikkuse arendustöö lõpptulemus. Samamoodi me peame minema nende vanade meistrite juurde, kes raputasid kõlalaua peale liiv ja koputati siis mööda kõlalauda ja sinna, kuhu liiv kogunes, see siis ei vibreerinud väga hästi. Tagantjärgi võib ütelda, et me jätsime 88 klahvi ja 3 jalga klaveri alla, aga kõik ülejäänud sai ära mõõta. Indreku juhtimisel on Estonia klaverist saanud hinnatud ja auhinnatud luksusbränd, mille müügist 89% moodustab eksport. Sealjuures on Estonia suurima turuosaga Euroopa klaver Ameerika Ühendriikides. Ta müüb Eestit, ta müüb emotsiooni lugu, ta müüb meie muusikalist traditsiooni ja kõige selle juures ise ta on võrratu interpret veel takkotsa. Ettevõtte nimi on Eesti ja see paneb tegelikult sellisele ettevõttele minu silmis lisavastutuse, et siis peaks olema see väärikas, kvaliteetne ja kõrgetasemeline. Ja kahtlemata tänaseks see Estonia on selline, et väga kole oleks, kui Estonia nimi oleks mingisugusel odaval masstootel, mis kipub kvaliteedis tagasilööke andma. Indrek on teinud käsitöö klaverist tegelikult tippteose. Ma mäletan seda hetke, kui ma maandusin Tallinna lennujaamas ja Indrek Laul oli toonud sinna klaveri ja siis see mängis ise. No ma paisusin uhkusest ikka tükk maad suuremaks. Ja tänu temale ma olen otsustanud, et minu lapsed hakkavad klaveri tunde võtma. Mulle tundub, see on elementaarne, et üks Eesti väike laps peab käima klaveritunnis. Ma loodan, et sellest klaverist saadakse ka indu. Neid tuleb rohkem ettevõtlikke noori, kes leiavad, et teeme midagi, mis kandub edasi perest verre, millel on pikem perspektiiv ja teeb Eesti suuremaks maailmas. Kas see nüüd nii läheb, eks aeg näitab. Aga see nägemus on nagu sellest, et ei pea kõike ära müüma ja kõik ei ole müügiks. Aga mis on ikkagi see oma kõla? Mis on see, mida me kuuleme, kui pianisti sõrm puudutab klahvi
Estonia klaveril. Seda teab Indrek täpselt. See ei ole Marsenni valemi järgi 0,01 Newtoni täpsusega pingule tõmmatud pillikeeled ja see ei ole ka 88 käsitsi liimitud vilthaamrit, mis tabavad pillikeelt täpselt paraja tugevusega. See, mida sa kuuled, on midagi muud. See on killuke pühendunud meistrist. See on osake igast südamest. See on Põhjamaa tuul, mis õõtsutab kaskesid. See on eha päike, mis soojendab põldusid. See on vanade isade tarkus. See on vabade laste kilked. See on vendade vaheline side. See on rukkilillede meri. See on sinine, must ja valge.